Täna on tõeliselt eriline päev, sest hetkel kuulad sa heaolujuttude 200. osa. Palju õnne meile! Aitäh, et sa oled olnud minuga sellel teekonnal ning aitäh, et sa ikka ja jälle inspireerid mind jätkama. Selle 200. osa puhul keerame me täna heaolujutud fookuse pea peale ning sissepoole. Nimelt, selles osas istun hot seat'i mina, Silja. Ja sul on võimalus avastada, kes on see hääl, mida tavaliselt kuuled iga osa sisse juhatamas ning külalistelt ebamugavaid küsimusi, et neid järgmisele levelile suunata. Seekord küsib minu käest küsimusi imeline Annika Räim, kes on ka ise podcasti külaliseks olnud ja seda juba päris pikka aega tagasi, nimelt osas 87. Koos Annikaga me räägime täna nähtavusest, väsimusest, rõõmust, motivatsioonist, hirmudest ja sellest, miks iga hääl vajab vahel ka peeglit. Kui sa oled mind kuulanud, ehk siis oled olnud podcasti kuulaja, ent me pole päriselus veel siiani kohanud, siis mine tea, võib-olla on just see hetk siin ja see osa hetkeks võimaluseks, millal me justkui südamest südamesse ja päriselt kohtume. Ma tänan sind, et sa oled olnud osa sellest teekonnast ja ma loodan, et jätkame tähtedeni ja pikalt edasi. Aitäh! Ja siin on heaolujuttude 200. osa. Silja, Annika, ütleks sina usud numbrimaagiat? Jaa, usun. Ma olen mingil hetkel rohkem uskunud. Praegusel hetkel võib ma lihtsalt vahel, kui on vaja nagu eriti kinnitust, siis ma loomulikult lähen sinna sisse ja võtan sellest numbrist väga kinni. Aga usun küll. Aga mis number 200 sulle tähendab? Kui üldse? Jaa, see on midagi juba... Kui sa praegu küsisid, siis esimene intuitsioon oli see, et see on midagi nii suurt ja nii vägevat. Sest et isegi kui tavaliselt öeldakse, et üks on nagu selline algus ja selline nagu see mingi... uus liikumine on ju siis 200, et kui juba 20 oleks palju, siis 200 on nagu eriti palju. See on vägev minu arust, see on võimas. Mis sinu jaoks see 200? Vaata, ma olin ju kaval, sa said ju aru, eks ju, et 200 on selle episoodi number, mida me hetkel sinuga koos salvestame. Ja see on tõesti väga vägev number, sest see on see, kui kaugele sa oma podcastiga oled jõudnud. Ja kui sa seda vastama asusid, siis ma mõtlesin, et mõtle 200, kui sa mõtled nagu meie tänast potentsiaalset eluiga. Et tegelikult see ilmselt ilmvõimatu ei ole. Ma kujutan ette, et on inimesed, kes sellega tegelevad kuskil meist kaugel. Aga ta ikkagi on nagu väga-väga suur number ja podcasti jaoks ka. Mis sa ise arvad? Ma arvan küll, jah. Sest nagu öeldakse tegelikult podcasti kohta, et mis see on, et kas 90% podcastidest, mis maailmas tehakse, ei jõua isegi 10 osani. Nii et me siis oleme kõvasti juba sellest 90% eespool. Ja väga äge on see, et see 200 on sinu endaga. Et sul ei ole täna võimalus küsida, kuigi sa juba tegid seda. Ma panin tähele. Aga tegelikult pead sina täna rääkima, vastama minu küsimustele. Ma olen ikka väga hea küsija, eks ma lipsan kohe sinna sisse. Just, jaa. Aga tõepoolest, see on sinule pühendatud osa. Ja vaatame, kuhu me sellega jõuame. Sest ma olen täiesti kindel, et need inimesed, kes sind kuulavad, sinu podcasti, see tähendab sealjuures ka sind ja sinu külalisi. Ma usun, nad on päris uudishimulikud, et mis sa ise asjadest arvad, lisaks sellele, mis sa kommenteerid, kui sa oma külalistega suhtled. Ja ma vaatan veel sinu kuulaja pähe ja arvan, et mõeldes, kui paljude erinevate valdkondade ja minu isikliku arvamuse põhjal ka väga erineva, nagu sellise, kuidas ma ütlen, sellel skaalal, et praktiline ja natuke mittepraktiline ja tõenduspõhine ja ka tõenduspõhine, aga pisut võib-olla esoteerilisem on sinu külaliste valik, siis on hästi huvitav teada, kus sa ise oled, arvan ma. Aga mõte oli selles meil, mida me sinuga põrgatsime ka, et teeksime seda vestlust ka sellise 4 küsimuse raamistiku sees. Vaatame, kas see tuleb iseenesest välja vestluses, mis küsimusi me siis kasutasime selleks või siis, eks ju, tasub meil see lõpus veel kokku võtta, sest see on kindlasti ka hea harjutus, mida saab iseendale iga kuulaja teha.
kas samal ajal või kuulates uuesti sinuga tehtud intervjuud või hiljem. Aga lähme sellega siis käima. Lähme. Ja esimene ja tegelikult üks selline väga klassikaline, väga suur ja väga mõjus küsimus on see, et mille eest sina oled täna tänulik, Silja, oma elus? No ütleme nii, et tänulikkuse praktika on minul selline igapäevane asi. Ma ei ole üldse selline kirjutaja tüüp. Ehk siis mulle tegelikult, ma tean, et öeldakse, et väga oluline on kõik asjad, mis sa mõtled, kõik alati kirja panna. Sellepärast, et just kui see, ütleme siis see tegevus tuleb läbi kirja panemise, läbi selle käe. Aga minule tegelikult üldse ei meeldi kirja panna. Mulle meeldib arvuti taga ja mulle meeldib telefonis nagu endale notes ja selliseid asju teha. Aga oma mõtteid kui selliseid, välja arvatud siis raamateks, aga muidu mulle tegelikult kirja ei meeldi panna. Ent minu tänulikkuse praktika iga õhtu on selline, me läheme voodisse ja isegi kui ma ei ole oma mehega ühes riigis või ühes linnas või ühes toas, siis meil on iga õhtu see, et üks asi, mis sulle täna on rõõmu on teinud ja üks asi, mille eest sa täna tänulik oled. Ja see on meie igapäevane selline praktika. Ent kui sa küsid niimoodi, mille eest ma praegu tänulik olen, siis antud hetkel ma olen tänulik sellest, et me tegelikult seda vestlust saame pidada sedapidi. Sest et sul on õigus, mina olen väga paljusid inimesi küsitlenud, väga paljude inimestega vestelnud, ent otseselt sellist vestlust minuga on, ma vist olen 4 podcasti ise teinud, kuskil erinevates podcastides käinud, jah. Ent see on tore. Iseenesest olen sellest väga tänulik, et sa teed seda praegu, sest et see kuidagi teeb mulle südamel hästi pai. Nii et praeguses hetkes ma olen tänulik, et see number 200 saab sellise natukene roosa paelaga sellise kingituse versiooni. Nopin sinu vastusest selle, et ükskõik, kas te olete oma mehega koos või ei ole, te teete seda, et te vastate neile 2 küsimusele. Ma arvan, see on väga hea kogemus, mida jagada, sest kuidas see siis käib, kui te ei ole koos, kas te siis teete mingi kõne või teete mõttes või kuidas see käib? No meil on niimoodi, et selle pea 7 aasta jooksul, mis me koos oleme olnud, me oleme vist ühel päeval ainult mitte rääkinud ja seda selle tõttu, et mu mees oli siis Norras kalaretkel ja seal ei olnud lihtsalt levi. Ent me tekstisime ikka sellel päeval, tähendab saatsime sõnumeid. Ja meil on siis, kui me koos ei ole, siis me iga hommikul saadame sõnumi, tere hommikust sõnumi. Iga päev me siis räägime. Ja kui me õhtul väga võib on nii, et kas on liiga palju tegevusi olnud või et ei jaksa nagu väga telefonikõnet pidada. Või teinekord on ka see, et ei ole võib-olla nii hea tuju, et sa oleks seal midagi nii palju jagada. Siis me teeme seda kas sõnumi teel, see happy and grateful, meil on ingliskeelne perekond on ju. Või siis jah, kõnes, et kuule, ma ei viitsi sinuga täna väga rääkida või et mul ei ole energiat, aga happy and grateful, teeme selle ära. Ja siis käib loomulikult see hea tööd soovimine ja siis see, et ma armastan sind. Täiesti uskumatu. Ma arvan, paljud ütlevad seda niimoodi. Ma kujutan ette, et see on ka põhjus, millest tänulik olla, et sul on selline partner viimased 7 aastat. Ja. Numbrimaagia, 7 aastat, Silja, paned tähele, on ju mingisugune arusaam, et elu käib 7-aastaste tsüklitena. Kui me mõtleme bioloogilist vanust, siis sa vist 7-aastasest tsüklis hetkel ei ole või selle lõpus ma mõtlen niimoodi, eks ju. No ma olen alustanud uut tsüklit. Ja, okei, vaata, jälle numbrimaagia, eks ju. Ja uut tsüklit, kuule, sellest me haarame kindlasti kinni. Ma küsiks selle tänulikkuse kohta veel, et sa tõid välja selle sooja tunde, et sa oled täna nii oluline siin, eks ju, meie vestluses ja siis me rääkisime juba praktikast ja sinu partnerist. Aga kui sellesse tänulikkusesse korra veel sisse vaadata, et oled 1/7 siis lõpetanud ja järgmisesse sisenenud, et ärme vaatagi tagasi, tead, praegu mõtlen poole pealt ümber, aga küsin, et mis on põhjused olla tänulik hetkel mõeldes tuleviku peale? Mis siin nagu kannab, milliste asjade eest tänulikkus sellesse uude etappi? No küll nüüd ikka küsib. Ma saan aru küll, et siin sellest toolis, kus mina praegu olen, võib-olla päris teinekord mõnele podcasti külalise päris selline nagu mõtlema panev, väga äge. Mis mind kannab? Tead, nii praegu selles hetkes sinuga koos istudes, kui sellele kõigele mõeldes, tegelikult ikkagi kannab väga see, et ma saan aru, ma teen midagi, mis on vajalik elus. Ja see ei pruugi olla nagu selline, et ma ei ole mingisugune ema ja Teresa ega ma ei tea, keegi Dalai Lama on ju. Ma teen väga väikseid asju enda arvates. Ja samas teinekord, kui ma kõnnin kuskil, ma ei tea, tänaval olen kohvikus, keegi tuleb mu juurde, ütleb, et kas sina oled see Silja?
siis ma küsin, jaa, no mis Silja, arvatavasti on Siljasid veel, et kas sina oled see Silja, kes teeb seda heaolu jutud podcasti. Ja kui keegi tuleb sulle, ütleb, et tead, ma olen 4 aastat kuulanud seda iga päev või et ma kuulan mõnda episoodi 2 korda või et kui keegi kirjutab või saadab voice'i, et see, mis see tänane osa oli, see pani mind mõtlema, siis ja kui teinekord mõni, ma ükskord lendasin, ma ei mäleta, kust kohast ma lendasin, aga üks tuttav ütles, et näe, vaata, mu sõbranna saatis pildi sinu seljast ja tal oli käes sinu raamat. Et sa istusid lennukis tema ees, on ju. Et siis nagu sellised väiksed asjad, ma arvan, tegelikult minu südamele teevad nii sooja, et ma võib-olla ise ei pruugi aru saada, aga kellegi teisel on selles hetkes seda sõnumit või seda mõtet või seda sõna võib-olla vaja olnud ja see on teda aidanud mingil määral. Vot see, ma arvan, kannab hästi edasi. Et vaata, kui vahel öeldakse, et nagu, mis on sinu missioon või mis on see, mida sa siia, mis on see legacy, mida sa siia maha, siia maailma jätad, siis mul on äkki tunne, et äkki ma midagi ikkagi olen juba jätnud. Loomulikult ma tahaks veel ja veel ja veel, on ju, et mulle kuidagi väga meeldib tegelikult nagu anda. Sest et väiksest saadik ma olen kuulnud seda, et sul on nii palju antud. Energia mõttes. Noh, eks meil on kõigil elus nii normaalne, et meil on kõigil olnud mingeid üles ja allapoole neid hetki elus, on ju, täiesti normaalne. Aga just, et energia mõttes ma olen alati kuulnud, et sul on nii palju antud, sul on nii palju energiat. Siis ma arvan, et kui see on nagu natukene selline, mitte kohustus, aga mingil määral siiski kohustus, et kui sul on nii palju antud seda energiat ja eluenergiat ja jõudu, siis sul on see, mina tunnetan, et mul on see kohustus seda edasi anda mingil määral. Ma ei tea, kas see üldse kõlas kuidagi loogiliselt. Kindlasti kõlas ja ma tahan lisada seda, et ma arvan, et ma olen üks nendest paljudest, kes sinuga seostab ka sellise heaolu juttude eelneval perioodil seda liikumisrõõmu teemat. Et on inimesi, kellega, kui ma mainin, et ma Siljaga või noh, nagu täpsustan, millise Siljaga, siis öelda, et noh, tead Silja, kes on üks esimesi nagu tantsutreenereid ja aeroobikatreenereid ja nüüd teeb joogat ja hot joogat, et väga paljud inimesed haagivad selle lisandiga nii-öelda sinu nime juures ära, et seda rõõmu oled sa ju ka kindlasti toonud. Ma korra nagu nokin selle kallal, et sa ütlesid väga huvitavalt, et mulle öeldi seda, et sulle on palju antud, see jube tõsiseks tahan sulle öelda. Ja siis sa jätkasid seda öeldes, et sa tundsid just kui kohustust. Surgin natuke. Surgi. Kas seal on peidus ka natuke midagi sellist, et ma siis tahtsin väga nende lootustele vastata? Kindlasti algusaastatel jaa, sest et noh, kui sulle öeldakse, et sul on nii palju antud, siis sa pead nii palju tegema. No ma olen see tüüpiline paranev perfektsionist ja tubli tüdrukold, on ju. Kindlasti, kui sain kirjatehnikas 4, siis oli nagu noh, kuidas sa nüüd 1-4, eks ju. Et see on mu sees kindlasti algusest peale olnud, ent ka väga kiirelt ma sain tegelikult aru sellest, et kõiges asjades ei saa hea olla. Ja et kui hästi oluline on see, et ma valin iseenda. Ma ei tea, ma olin mingi 6 või 7 klass, kus ma tegelikult endale tegin selgeks, et ma ei pea igas aines 5 olema. Ma ei pea igas aines ainult kogu aeg selline priimus olema ja ma võin valida, mis on mul oluline, mis mitte. 6-7 klassis ja ma mäletan seda, kusjuures ma mäletan, ja, sest et ma nagu järsku tabasin ennast sellelt mõttelt, et mulle nagu kõik ained ei ole olulised, kelle nimel ma nagu õpin seda, on ju. Ja tabasin ka seda, et võib-olla mõned asjad tulevad mulle kergelt, aga so what, teistele tulevad teised asjad kergelt. Ja miks ma tõsiseks võib jäin, oli pigem see, et vaata, kui sa võtad seda nagu, et see on kohustus, on ju, siis tegelikult tunned ju ka seda, et mingisugune raskus tuleb õlgadele. Et kui ma seda nagu teiste heaks või teistele või et siis mitte seda, et ma ei taha seda kanda, seda koormat, vaid nagu see vastutus tundub nii suur, et esiteks, kes olen nagu mina, mingisugust sellist kohustust võtma üldse teiste ees, on ju, aga no siis saad aru, et kuule, meil kõigil on see võimalus, on ju, et noh, lihtsalt võib mingi selline, ma arvan, et ma ei tea, kas kõigil on see tunne, et ma võtan vastutuse millegi suurema eest. Aga mul nagu alati ikkagi midagi vist veits on. Jällegi, ma ei ole mitte mingisugune ema Teresa, kaugelt, ma ei ole üldse mingi, ma ise enda arvates kogu aeg ikkagi vaatan endale veeglis otsa, mõtlen, kas ma üldse olen nagu hea inimene, on ju, et nagu, ent samas mingisugune nagu vastutuse tunne on kogu aeg natukene, et ma tahaks, et teistel oleks ka, nad saaksid tunda mingit rõõmu, elurõõmu, et neil oleks elus hea, et nad leiaksid enda tee. Ja mis ei tähenda, et ju mul kogu aeg alati hästi on ju.
ent nagu mees ka vahel kodus ütleb, et oleks mina ikkagi rohkem selline nagu sina, et sa kogu aeg näed midagi head igas asjas. Et siis seda jagada, et teistel ka oleks. Ja sa väga toredasti oma viimase vastusega tõid mind küsima seda teist küsimust, mis meie vestlust raamistab, et tähelepanelik kuulaja võib-olla taipas, et esimene oligi seesama, et mille eest ma olen tänulik ja seda saame me ju rakendada, et just hetkel, nagu sina vastasid alguses või üleüldse või mõeldes sellele, mis mind ees ootab. Ja nüüd sa pisut avasid seda ust, et mis on see sinu tugevus või mis on sulle antud. Ja ongi see teine raamistav küsimus, et mis on need teemad, tegevused, millest sa tunned, et seal mul läheb täna nagu väga hästi. Ja inglise keeles lihtsalt on see väga mõnus küsimus, on ju sellist väga head otsetõlget äkki ma ei olegi osanud välja mõelda, et where am I winning? Et me eestlased ei taha väga öelda, et kus ma võidan, eks ju. Et seetõttu natuke pehmemalt, et mis on see, mis läheb hästi, kus sa tunned, et need tegevused, need valikud praegu, need toimetamised, mul läheb seal päris hästi. See on selline samas hästi hea küsimus ja samas ka natuke torgib, heas mõttes on ju. Ja mulle ju need nõelapea torkimised tegelikult meeldivad, sest et nii kui torgitakse, siis mul on, okei, teeme ära. Ma arvan, et kus ma selline, where am I winning? Number 1 kindlasti inimestes. Ja mis ma selle all silmas pean on see, et mu ümber on nii palju ägedaid inimesi. Totally winning this lottery. See on nagu, et kes mu eluteele on, ma ei taha öelda sattunud, ma arvan, et nad on kindlasti sinna mingi põhjusega tulnud, on ju. Alati olen olnud toetatud mega toredatest inimestest. Kas nad alati kõik minuga edasi liiguvad, see on teine asi, mis iganes põhjusel võib-olla meie eluteed ei ole enam koos, see on ka okei. Südamest olen elu lõpuni tänulik kõigile, kes mu eluteele sattunud, nii et totally winning see inimeste teema. Milles veel? Ma arvan, et ma olen nagu hea sõbranna Brit, kellega ma ka podcasti mitmel korral teinud olen, ütleb, et ma olen hea portaalide avaja teistel inimestel. Ma arvan, et ma olen jah. Ma arvan, et kui päriselt kellegagi maha istun ja me räägime, siis kui te ise tähele panete järgmisel mingisugusel hetkel teil avaneb mingi muu portaal. Mingisugune just kui samm natukene oma arengus kuhugile edasi. Ma ei tee seda alati nagu eesmärgiga, et ma arvan, et ma olen teistel väga hea nende otseste küsimuste küsija. Just nimelt see, et mis värk on? Et ma kuidagi võib-olla ei vaata kõrvale. Et kui võib-olla keegi teine läheb mööda ja vaatab natukese kõrvale, vaatab mööda, et hea küll, sul on täna selline tunne, ma ei küsi seda küsimust, siis mina vist ikka pigem küsin. Armastusega, üldse mitte mingisuguse nagu pahtahtlikuga, aga kui mul on tunne, et seda küsimust on vaja küsida, siis ma pigem küsin. Nii et ma arvan, et ma winning ka selles, et ma lükkan inimesi käima. Ükskõik, võib-olla mõni võtab seda isegi nagu lükkas mind käima, on ju, et panin punase nupu käima, aga ma arvan, et see on ka väga okei, sest et kui me nuppe üldse sisse ei lülitaks, siis ei saaks lindistada ka seda podcasti, on ju, kui nupud sisse ei lähe. Ja ma arvan, et ma winnin täielikult, ehk siis mu selline oskus on ka juhendada. Olgu see siis joogamatil, olgu see tantsutundi, olgu see mingit koolitust, ma arvan, et ma saan inimesed kuidagi nagu engage ima. Ja võib-olla ka vestlustes, ma arvan, sest ma olen seda nii palju kuulnud, on ju, ja siis ma siin ju millalgi viskasin üles, et võib-olla siis nüüd siis see telesaade, eks ju, et ma arvan jah, nagu selline juhtimine, inimeste ees olemine, see mulle lükkab minu enda sees mingisuguse nupu käima, et ma saan nagu enda sees mingi kõrgema, mis iganes asja see on, tööle. Ma ei tea, kas see jällegi üldse nagu mina saan aru. Sina seda. Ei, tõepoolest. Aga kuidagi see kommentaar, mis nüüd tekkis, oli see, kui sa ütlesid, et sul on hästi vedanud inimestega. Mis sa sellest arvad, et kas on ka võimalik, et mõni inimene on samade inimestega ümbritsetud kui sina, aga tema nii ei leia? Et ta ütleb, et üldse pole ägedaid inimesi. Mis sa sellest arvad? Ja ma arvan, et see võib täitsa nii olla. Sest et kindlasti minu selline, ma arvan, kui ma peaks olema see superkangelane, jah, superhero. Superhero. Ja, siis ma kindlasti oleksin mingi see
pink girl või midagi taolist nagu, või pink sunshine, nagu mul siis ka mu koduleht on ju. Sest et ma tean, et mul see omadus on, see minu superpower, et ma oskan näha igas asjas head. No tõsiselt. Ja see kõlab nagu väga natukene, võib-olla isegi veits morbiidselt on ju, aga et kui keegi lahkub siit ilmast, ma võin isegi selles midagi head näha. Et mitte see ei tähenda seda, et ma otsin igal pool nagu alati seda rõõmu, mida ma ju ka tegelikult otsin, ent mul on lihtsalt arusaamine, et me ei pea elus kinni jääma millessegi halba või kurba või ebamugavasse. Ja see hetk võib ebamugav olla, ent kuidas ma seda enda jaoks looma, nägema või lahendama hakkan, see võib ju täiega põnev olla. Et kas ma võtan seda kui sellist, ma ei tea, mõnusat puslet, mida me koos lahendama hakkame, või ma võtan seda, et issand, jälle on nii keeruline. Ja inimestega on ju tegelikult väga lihtne, ma ütlen joogatunnis nii sageli seda kusjuures, et kui sa siit matilt lahkud, siis vaata, millist inimesed sulle vastu tulevad. Nad on sinu peegeldus. Kui sa näed selles inimeses head, ju siis sinus on ikka midagi natukene head. Kui sa näed selles inimeses midagi vägevat, no ju see ikkagi on mingi peegeldus sinust. Ja kui sa näed seal ainult seda negatiivset, siis noh, ta on ju peegel, on ju. Et me võime näha negatiivseid asju, me ei pea nendesse kinni jääma. Siin mul tuleb kohe üks mõte, mida sinuga jagada ja äkki kedagi, kes pole sellest varem kuulnud, see ei ole midagi väga originaalset, on see harjutus endaga teha, et kes on need 5 inimest, kellega ma täna kõige rohkem suhtlen. Miks see oluline on, sest nemad mõjutavad tegelikult mind praegu kõige rohkem, see on vastastikune mõju ja heas ja halvaseks. Et miks nad on nagu, mina olen seda harjutust teinud ja mõelnud, et kuidas ma saangi teisiti, et mul on lihtsalt praegu lapsed, kellega ma koos elan, aga see on ka mõtlemise koht, eks ju, et kuidas me omavahel näiteks laps ja ema omavahelises suhtes, et mida me võtame sealt. Mis sina sellest arvad, see 5 inimese teooria ja mis see sulle tähendab? Ma arvan, et see on väga õige teooria. Lihtsalt võib-olla mitte kinni jääda sellesse, et kui mul nüüd on elus rohkem, ma ei tea, tunnen, et ma tahan finantskindlust anda rohkem ellu, et siis ma pean kohe leidma inimese, kes on mingi miljonär ja hästi seda nagu raha loonud, on ju. Et ma arvan, et seda ei peaks nagu võtma niimoodi sõnalt, et ahah, tema on seda saavutanud, nüüd ma tahan teda enda ellu. Vaid pigem just ma arvan, et see mõjutabki nagu selle elu nägemise, elu kogemise, väärtuste ja selles teemas rohkem on ju. Et kui ma tunnen, et mul on praegu näiteks elus tõepoolest vaja rohkem võib-olla piiride seadmist, ja mul on mõni sõber, kes selles väga hea on, siis miks mitte temaga võib-olla veits rohkem aega koos veeta, sellepärast, et see kindlasti toetab mind, on ju. Samas, kui ma tunnen, et mul on, olengi praegu negatiivne, aga mul on keegi sõber, kes on, ongi selline nagu Silja, selline, roosalint on seal, on ju. Loomulikult see toetab sind. Nii et absoluutselt, mis muidugi ei tähenda seda, et kui sul on nagu 10 sõpra väga lähedast, et sa siis kõigi 10 ei võiks suhelda, on ju. Jaa, absoluutselt. Ma arvan, et selline ajadimensioon, et kes su kõrval on ja pigem selle peale võib-olla niipidi vaadata, et kui seda on väga palju negatiivset ja sa ei taha selles olla, mis sa siis, eks ju, otsustad. Aga me olime siis selle juures, et kus sa nüüd oled võidulainel, eks ju. Ja sa tõid välja kõik, mis on seotud inimestega. Loen mina siit välja, nüüd sinu ümber on toredad inimesed, sa oled see, kes märkab neid uksi, mida neile avada või nügida uste poole ja sa oled hea juhendaja. Kas midagi tuleb veel selles valguses pähe, et kus on see koht, kus sa võidad või oled nii-öelda võidulainel? See on nii naljakast, praegu ütlesin, ma jäin täitsa kinni sinna inimestesse praegu, sest et ma arvan, et ongi nii inimestega, ükskõik mis ma praegu sulle ütleksin, kõik on seotud inimestega. Huvitav, mis sina sellest välja loed, et see kõik on seotud inimestega? No ühtviisi on see loogiline mõeldes, millega sa tegeled, eks ju, mis teekonna sa oled valinud. Ja see on ka väga, väga ju tore, sest minu ette on sattunud mitmed podcastid ja ka artiklid, kus ma olen just sellise nagu pikaealisu teemas, mis mind väga huvitab longevity. Olen selle info kuidagi viimasel ajal salvestunud, et rohkem kui igasugused sellised nagu füüsilise tervisega seotud innovaatilised võimalused, mis meil on, määravad meie pikaealisust inimesed
kas nad on meil, ei ole, ehk siis see kogukond, eks ju. Ja üsna tõenäoline, et arvestades sinu sellist positiivset ellusuhtumist, et see kogukond ja inimesed ju, ma arvan, seda te vastastikku nagu toidate. Ehk siis tundub emotsionaalselt loogiline ka, eks, igati. Ja lihtsalt peegeldusena, kuna see on selline sinu episood, nagu oma kogemus sinuga, me ei saa seda kuidagi siin kõrvale jätta, ainult küsimuste küsijaks jääda, et ma väga mõtlesin kaasa, kuidas sa ennast kirjeldasid ja ma mõtlesin, et kogu selle positiivsuse sees, me tunneme üliammu, eks ju, oled sa alati olnud minu arvates väga otsekohene. Ja see otsekohesus ei ole alati nagu roosa pai, vaata. Ehk siis võib-olla see ei tähenda alati seda, et kes on hästi positiivne ja rõõmsameelne nagu Silja on ju meie siis nagu liikumise eestvedaja. Et see tähendab seda, et sa nagu suhkrukihiga ka katad, eks ju, oma mõtteid, et sa ei tee seda. Ja mõnele võib-olla see on väga ebamugav, kui ma teinekord tulengi, ütlen mingi väga otsese küsimuse, on ju. Ma arvan, et ma olen väga hea piiride seadja. Mis sa mõtled sellel? Kõike, ma olen väga hea ei-ütleja. Ma oskan nagu enda piire väga hästi hoida. Et kui mulle ikkagi midagi ei sobi, siis ma ütlen seda. Ma ei lase kellegi üle minu enda piiride sõita. Ja ma arvan, et toome mingi näite, et ütleme, et keegi sõber lubab midagi ja lubab näiteks iseendale, on ju, et kuule, ma teen seda. Aga ta on mulle sellest rääkinud. Ja kui ta järgmine kord näiteks ütleb, et kuule, tead, ma ei teinud seda, siis mul on nagu nii, et here, aga tead, mis siis pole sellest rohkem vaja mulle rääkida. On ju, et nagu, ja see võib tunduda hästi otsekohene, hästi ebamugav, aga samas vaata, kui sa juba mulle kurtsid sellest, me rääkisime selle läbi, sul oli, ütleme näiteks, et ma tahan kaalu alla langetada, on ju, et ma tahan trennis käima hakata. Räägid mulle sellest, ütled, kuule aita mind, toetan sind. Ja siis kui sa järgmine kord tuled, ütled, tead, ma praegu ei viitsi või et ma praegu ei saa, et mingi muu põhjusel. Asja on nii, et tead, siis ärme räägigi üldse sellest rohkem. Sest et mul on nagu selline arusaam, et kui sa päriselt pöördud minu poole oma murega, siis ma teen kõik selleks, et sind toetada, kui sa küsid. Aga kui sa nüüd ütled selle peale, et tead, siis see on sinu valik. Ja siis ma tõmban selle piiri sinna, et aga siis meil ei ole sellest, et me ei pea sellel teemal ju rääkima. Me võime kõikidest muudest asjadest rääkida, aga siis nagu tegele ise selle kohaga, on ju. Ma ei tea, kas sa selgitas natuke. Ja, ma mõistan sind ja mõtlen nagu selles osas kaasa, et kindlasti on inimesi, kes ei ole selles kohas, kus nad suudavad üksi nii tugevad olla. Et seal võib olla 2 triggerit. Üks on see, et see sinu suhteliselt jõhker nagu suhtumine paneb neid tegutsema ja teine on see, et nad löövad nagu täitsa käega. Aga ma mõistan väga hästi seda sinu vaadet sellele, et see on nagu arusaadav, aga ma arvangi, et tulemus on, kes on valmis, nagu ikka elus, eks ole. See võtab vastutuse, kes ei ole, võib kukkuda, eks ju, sügavasse aukaga, aga mitte ükski asi ei muutu, kui me ikkagi seda ise ei taha, et see on ka päris selge. Jah, ja olles tegelikult olnud selle inimeste teel, nagu inimeste toetamise teel on ju nii pikalt. Kuule, ma andsin esimesed trenni, kui ma olin 7 aastane, on ju. Et sealt alates nagu juhendanud ja toedanud ja õpetanud ja nõnda edasi. Siis ma olen ka sinnamaani ammu juba jõudnud, et ma tegelikult ei saa teiste jaoks mitte midagi teha. Ja ma tegelikult ju kõige suurem õppetunni sain sellest nagu oma emaga, on ju, et kui ma ema oli alkohoolik ja ma jalutasin tema juurest ära, sest ma sain aru, et ma ei saa tema heaks mitte midagi teha. Kui vana sa olid siis? Ma ei olnud nii noor selles mõttes, mis ma olin mingi 19 või midagi taolist. Jah, et siis juba mitte päris, eks ju, mis tekitaks etappi. Aga ma jalutasin nii, et ma teda kunagi enam ei näinud oma elus, on ju. Ja nagu mu point on lihtsalt see, et mitte, et nüüd kõik peaks oma emade või isade juurest ära jalutama või kelle iganes. Meile saabus siia saatekülaline ka. Vaatame, et saatekülaline lähe sinna nuppe vajutama, aga muidu on väga hästi ilus. Mulle alati meeldivad 4-9 saatekülalised. Ja kes see videot ei näinud, siis meil on kass siin, Choco. Šoko täpselt tuli ka, ta on kusest tüdruk, nii et girls night out. Ehk siis emast rääkisime ja sellest, et sa läksid ja kõik ei pea ära jalutama oma vanemate või lähedaste juurest, ent meil on vaja nagu aru saada see, et millest me tegelikult vastutuse võtame. Me ei saa teiste eest midagi ära teha. Ja senikaua, kuni me nagu hoiame võib-olla isegi väga kallil inimesel niimoodi nagu, ma annan sulle kogu aeg käe, ma olen alati olemas. We enable them, on ju, et me tegelikult toetame neid selles, et nemad ei pea oma vastutust võtma. Ja me arvame, et me teeme heategu. Aga tegelikult mina kutsun seda ahnitsemiseks. Miks sa seda ahnitsemiseks kutsud? Okay.
sellepärast, et ja ma ei naernud üldse küsimuse peale, kes meid ei vaadanud, vaid Tšokoronis sinna Annika selja taha. Nii armas, ole. Ma kutsun seda ahnitsemiseks sellepärast, et kui mina teen teise inimese eest selle asja ära, siis tema ei saa ju ise teha enam. Ja see on tema samm astuda. Miks ma täiesti kala ära püüan? Jaa, tõsi. See tekitab mus soovi sinuga rääkida sellisel teemal, nagu ongi heaolu hästi seotud, mis puudutab tervist, eks ju. Ja selline vastutuse võtmine oma tervise ees, kombineerituna sellega, et meil on siiski ka diagnoose, konditsioone hetke elus, kus meil on vaja ravimeid, meil on vaja võib-olla ka siis, eks ju, operatiivset sekkumist ehk operatsiooni, meil on vaja võib-olla pikaajalist ravi, et mis sinu jaoks see maailm tähendab, kuidas sa suhtud sellesse, et kui, sest sinu ümber on inimesed, on ju, samamoodi on ju lihast ja luust ja nendega on ka juhtub asju ja jäävad asjad, et see vastutus iseenda heaolu eest, kui me mõtleme tervise mõttes ja selle kombineerimine siis sellega, et meil on ka professionaalid, eks ole, kes tulevad ja ütlevad, et kuule, et minu poolt on see, mis sa sellest maailmast arvad? Ma arvan, et seal ongi selline koostöö on ju vajalik. Seal on see, et ma ise kogu aeg, ma tean paremini, et kui ikkagi keegi teine teab paremini, siis küsi tema käest. Ma kogu aeg räägin seda, et ma ei tea, igaüks ei hakka autot ise parandama, on ju. Mida sa siis nagu üritad? Hambaid ka tõenäoliselt mitte või kuigi on erandeid, aga ilmselt ei hakka. Ilmselt mitte. Et kui me nagu selliseid asju laseme teistel teha, miks me siis peame kogu aeg, ma saan ise ja ma otsin ikka mingit muud teist varianti. Et loomulikult küsi 2-3 inimese või arsti käest või kelle iganes poole sa siis pöördud, on ju. Aga tegelikult küsi nõu, astu ise samme. Nii lihtne see minu arust tegelikult ongi. Ja vahel me ei viitsi, vahel me ei taha, vahel me ei julge. See on ka okei, ma olen ka ise vahel selline. Et nagu tegelikult ju, kui me mingisugust lahendust tahame, siis nii lihtne see on. See kõlab võib-olla väga selliselt julmalt, aga mitte midagi siin elus ei juhtu, kui me samme ei astu. Me võime kõik raamatud ära lugeda. Me võime kõik arstid läbi käia, kõik, ma ei tea, esoteerilised nõustajad ja kõik muud kohad ka läbi käia, teha nii holistiliselt kui vähegi võimalik kõiki asju. Aga siis on see samm vaja astuda. Midagi on vaja teha. No on ju. Sest kui me seda ei tee, siis mitte midagi ei juhtu. Ehk siis ikkagi, nagu sa ütled, see vastutuse võtmine, et me vastutame ikkagi selle eest ka, et me teeme seda koostööd, eks ju, me vastutame selle eest, et me hakkame seda kaalualandamist päriselt tõsiselt võtma ja siis me küsime abi ja teeme koostööd, eks? Jaa, ent ükskõik kui äge spetsialist sul kõrval ei ole, töö pead ise ära tegema. Aga see on nagu hea üleminek taaskord, kuna see teema hästi, eks ju, haagib väga paljude sinu külalistega, ongi ju heaolu jutud ja sinu partnerite seas, keda ma arvan, sa nii mõtled, on, eks ju, seal treenereid ja joogaõpetajaid ja toitumisspetsialiste ja mida kõike. Ja nüüd see, mis ma, eks ju, siin alguse poole ütlesin, et sa kuulad ja sa küsitled neid ja sa lased neil väga kenasti, eks ju, jagada meiega seda nende maailma ja uskumusi. Kuidas sa ise navigeerid selles maailmas? Jah, küsime kõigepealt ühe küsimuse korraga. Mis see sinu selline majakas on või mille järgi sa orienteerud selles väga kiirus maailmas, kes on ka sinu külalised? Kõigepealt aitäh komplimendi eest, ma võtsin seal komplimendi vastu ja aitäh, väga armas. Tead, eks minul nagu kõigil teistel on ka see niimoodi, et vahepeal ma olen väga heas kohas ja kõik asjad töötavad. Mediteerin hommikul, lähen kõndima, kõnnin oma sammud täis, teen oma trennid, käin jõusaalis, mediteerin, kuulan, loen, kõik asjad. Ja siis mõnikord ma olen kohas, kus mul on nagu nii, et nüüd tahan šokolaadi, nüüd tahan krõpsu ja nüüd ei taha üldse kõndima minna. Ja ma olen mõnikord vist öelnud ka seda mõningates vestlustes, aga mul on selle kehaga olnud ikka nagu väga kehvad suhted, sellepärast ma ei ole otseselt olnud, ei ole toitumishäireid ega midagi taolist olnud, ent kuna ma olen terve elu peaaegu olnud selles fitness maailmas, on ju, et seal vaadatakse seda keha ikkagi natukene teistmoodi, on ju, kogu aeg peegli ees, et see lihas, see, ja ma sellest ühel hetkel, kui keha hakkas natuke muutuma, naistel ikka mingid hormoonid ühel hetkel, on ju, siis oli ikkagi väga keerukas endaga hakkama saada.
mis nüüd minust saab. Keha ei reageeri nii nagu kunagi. Et kui ühel õhtul jätsid söömata, siis järgmine hommik oli nagu hoopis teine keha ka, oleks ju. Et ma olen tänaseks päevaks, ma arvan, et ma olen teel sinna, et ma olen endaga hell. Ja võiks öelda, et sa pead ikkagi kogu aeg nii käituma ja naa käituma. No tead, kui mul on mingisugused väljakutsed elus, nagu siin 2 kõrva vahel on ju, või midagi on vaja lahendada muud, siis on täna nii. Ma küll toitun väga, selles mõttes mul on imeline mees, kes teeb ainult kogu aeg süüa, on ju, et me üldse ei osta mingisuguseid, ei poolfabrikaate, ei telli kuskilt süüa. Loomulikult me käime restoranis ja nõnda edasi, aga et me ikkagi kodus sööme ainult sellist algusest peale 100% ise tehtud toitu. Et tegelikult kõik on nagu väga, ütleme, tervislik ja nõnda edasi, aga samas ma ei hoi, ei löö risti ette ka koogikestele ja nõnda edasi, et siin peab siis ütlema ka, et mees ise küpsetab leiba ja saia ja kõiki muid asju ka, nii et ühesõnaga toit on tore asi. Aga et kuidas ma navigeerin selles heaolu maailmas, kord nii, kord naa, ütleme siis niimoodi. Ma ei tea, väga hea mulje jääb nüüd siin minust. Kord nii, kord naa. Aga ma arvan, see julgustab inimesi, et kõik on inimesed, eks ju. Et ka heaolu juttude 199 episoodi pluss 200, et kui on inimene ise nii palju infot endast läbi lasknud, et siis sa ka inimlikult võid olla kord nii ja kord naa, eks. Et igaüks leiabki sellest, ma arvan, mingisuguse oma tee, kui ennast usaldada, eks. No vaata, muidu on ju see, et kui me tegelikult võtaks kõik selle info, mida me, kes laseb siis chatile, selle kõik asjad endale kirja panna, kes kirjutab ise kõik asjad välja, kui me iga päev teeks kõike seda, mis meil jutumärkides meie jaoks kasulik ja hea on, me ei saaks mitte midagi muud teha ju. Sest et neid asju, mida sa hommikust alates siis tegema pead, ärkad üles, lähed jalutama, siis teed oma meditatsiooni, siis võtad oma, ma ei tea, proteiini, siis jood mis iganes muud asjad, sööd seda. See list on nii suur, et loomulikult paljud asjad saab sisse harjutada niimoodi, et see on mu harjumus, see on mu hea rutiin, on ju, see on mu heaolu vitamiin. Aga teinekord on ka täpselt samamoodi nagu ka nende, ütleme siis vitamiinide ja toidulisandite võtmisega. Sa ei saa 365 päeva kogu aeg sama asja võtta, sest et kehal on vaja puhkust vahepeal, on ju. Ma arvan, et samamoodi on tegelikult ka paljude muude asjadega, et okei, mul oli praegu mediteerimisperiood, ma ei tea, tegin 3 kuud meditatsiooni, nüüd mul näiteks 3 kuud on jalutamise periood või mis iganes, on ju. Et ma arvan, leida see pehmus enda sees, et ma proovin nüüd midagi muud, on ka okei. Saad sa must aru? Saan aru ja ma mõtlen ilmselt võib-olla sõnumina võiks ju, et inimesed ei arvaks, et üldse midagi tegema ei pea, et võib-olla see liikumise osa on ju, et ma kujutan ette, et see ikkagi on su igapäevase elu osa, et see jääks ka kõlama, eks, et tee midagigi. Jaa, tee kindlasti midagi, lihtsalt ära võib-olla jää sellesse kinni, et nüüd ma käin ainult joogas või nüüd ma käin ainult jõusaalis või et nüüd ma mängin ainult padelit või nüüd ma ainult nagu tee erinevaid asju. Teed 3 kuud seda, teed 3 kuud teist. Ma tean, et lastele tahame õpetada, et teed terve õppeaasta, teed ühte trenni, on ju. See on ka okei, nemad on lapsed. Aga kui sa täiskasvanud olen, nagu ma vahel kodus mehega naerame, et tead, me oleme täiskasvanud. Me võime vabalt omletti õhtusöögiks süüa või kui tahan, alustan hommikut koogiga. Et me jõuaks sinnani, et me laseks natuke nendele elada. Et kõik ei pea kogu aeg käima mööda seda, ma ei tea, trammiliini või rongiliini, on ju. Et natukene vaata vahel kõrvale mõtle ka nagu konstruktiivselt, mis mul praegu hea, tunneta, mis kehale hea on. Et mitte seda, et nüüd ma tahan 365 päeva üldse mitte diivanilt püsti tõusta, sest keha ütles, on ju. Mida ta ei ütle, seal on ju see nipp, et seda ta ei ütle, see on nagu Just, ja nagu tahan täna terve päeva puuvilju süüa, söö siis täna terve päev puuvilju, on ju. Aga lihtsalt, et lubada endal olla, ma arvan see, et lubada endal inimene olla, nautida elu, on ju. Sest et nautida võib nii, ma ei tea, omletti ja pudrupäeval, kui võib ka nautida kooki. Et lihtsalt leida see nauding elus ja oma moodi. Sest et see, mis Annikale sobib, ei pruugi Siljale sobida ja vastupidi, on ju. Jällegi, sa kuidagi lood mulle võimalusi järgmistele küsimustele üle minna. Et kui meil esimene oli tänulikkus, teine oli see, et kus sul läheb hästi põhimõtteliselt. Ja siis 3. ongi see läbi selle mõtte, et milline võiks olla üks näidis ideaalne päev minu elus. Sa andsid sellele nagu põhilise nagu visiooni kätte, et elu peab nautima. Mis on Silja ideaalse päeva osad, unistuste päeva?
no kõigepealt see unistuste päev on kuskil soojas riigis. Sellepärast, et ma olen täielik ilmasõltlane. See on fakt, siin ei ole midagi parata. Kui on päike, on mul väga hea olla, nagu taimed mul kodus, et kui päikest ikkagi ei ole, siis nad ei õitse, midagi ei ole parata. Ma võin ükskõik, kui palju neile sinna väetist ja kõike muud anda, no nad ei õitse. Seega ma arvan, see on, noh, kui me Eestit vaatame, siis võib-olla siis kuskil juuli lõpus üks päev, aga muidu see on kindlasti kuskil kohas, kus on soe. Ja ma väga armastan sooja ja ma tunnen ka, noh, sellise noorest peast trenni läinuna, et tegelikult mu keha tunneb ennast soojas kliimas paremini. Liigesed tunnevad ennast hästi, mul ei ole neid igasuguseid selliseid igaõhtuseid mingid valusid ja värki on ju, mitte et ma nii vana oleks, aga kui alustad 3-aastaselt trennidega, siis on juba 10. eluaastast saadik kuskil midagi kogu aeg valutan. See päev on kindlasti kuskil soojas kohas. See päev algab hommikul sellise mõnusa kas terrassile või mere äärde astumisega. Seal on kindlasti minu armas mees. Seal on, ma ei oska täpselt öelda, kes toredad inimesed, aga ma tean, et seal ümber on toredad inimesed. Nad ei ole kogu aeg minuga, nad on siis kas lõunal või õhtusöögil. Muidugi mul õudselt meeliks mingi tore suur õhtusöök sõpradega. Ja seal võiks siis olla mingid lauamängud või mingid mängud, sest et mulle väga meeldivad erinevad sellised olgu see siis pokkeri mängimine või mingi, ma ei tea, noh, monopol mulle tegelikult väga ei meeldi, aga jatsi mängimine või noh, mingid muud ka, mis iganes, mulle lihtsalt meeldivad lauamängud, sest et see toob selles täiskasvanud inimeses ka elurõõmu ja selle mängulusti välja. On ju. Seal võiks kindlasti olla natukene sulistamist vees, eriti kui see on selline väga soe vesi, siis võib see muidugi ookean olla, aga bassein on ka täitsa tore koht, kui ta soe on, või siis mõni tore järv, sest et mulle meeldib koht, mis läheb kiiresti sügavaks nimelt. Noh, et mul see Pärnust tead, see selline Pärnu rand on tore rand, aga kui 500 meetrit pead kõndima sinna mere poole, et oled ju peaaegu avamerel ikka on põlvini, et mulle meeldiks nagu kiiresti pikali visata sinna vette, eriti kui seal veel saaks olla nagu täitsa paljalt, see on nagu mingi selline väga troopiline asi minu jaoks, seal on kindlasti head toitu. Seal oleks võib-olla mingi väga mõnus väljakutsuv joogapraktika, mida õpetab mingi eriliselt äge õpetaja. Seal on kindlasti jalutust kas mererannas või kuskil mõnusal, ma ei tea, metsarajal või ma ei tea, rabas või no sõltuvalt, kus ma olen, on ju, mingis toredas kohas. Seal on väga hea muusika. Seal on mõni hea raamat, mida ma kuulan. Või kuulan ja, või mõni eriliselt hea podcast. Mina jah kuulan peamiselt ja ma kuulan sellepärast, et see on 2 põhjust. Number 1 põhjus on see, et nagu te kuulete, ega ma räägin hästi kiiresti. Mu mõte käib hästi kiiresti. Kui ma lugema hakkan, mu silmad ei jõua nii kiiresti ja ka see suu ei jõua, isegi kui ma seda nagu tahan endale lugeda, on ju, ei jõua nii kiiresti järgi kui mu mõte. Ja siis ma jooksen juba ette poole ja siis ma jätan mõne rea vahele, siis ma pean tagasi minema. Ehk siis viimasel ajal mul on see, kuna ma kuulan hästi kiiresti neid raamatuid ja podcast'e, naljakas on see lihtsalt see vahenali on ju, et kui ma eestikeelset podcast'e kuulan 2-kordse kiirusega, siis kui ma ise ennast kuulan, siis ma seda pean panema 1,5 peale, et on nii kiiresti. Saaks aru, mis räägitaks. Et ma ise vist ikkagi räägin väga kiiresti. Aga ingliskeelsed raamatud ma kuulan tavaliselt selline 1,7 kiiruse peal, sest et siis mul on hea. See on minu jaoks piisavalt kiirus. No nii, see on siis läbi ilusasse päeva tagasi, kuulad midagi, kas raamatut või podcasti. Just. Ja ma arvan, et see vist ongi see. Kuna ma küsisin ideaalset päeva, siis eks ju sa kirjeldasidki, aga tahes-tahtmata tekib ju minul küsimus, et kuhu jääb siis teiste inimeste juhendamine, portaalide avamine. See siis selles kõige ideaalsemas päevas on pigem teisel moel. Ei, ma lihtsalt vaatasin, et see oli see puhkusepäev. Väga kõnekas ja väga tore. Tead, sinna juba see, et mul oli kas lõuna kellegi toredate inimestega või õhtusöök kellegi toredate inimestega. Ma arvan, et see portaali avamine käib seal väga juures. See tuleb iseenesest, sest et nagu sa ka vaata nii toredasti, ma siin kogu aeg tegelikult hoian endal patsist kinni, et ma ei küsiks su käest väga palju küsimusi, sest ma kogu aeg tahan sinna sisse minna, lõpetan lause ära ja siis ma küsin Annika käest, et ma täna andsin endale selle lubaduse, et sina juhid ja mina ei võta juhtimist üle, ma nõudselt hea juhtija,
juhin autot väga hea meelega ja kõiki muid asju ka. Muuseas vahemärkusena, et ma tunnen Siljat, ma tõesti arvan 30 aastat ja ta tuli täna autoga minuga kohtuma ja ma arvasin, et sa ei sõida autoga. Mis imelik eelarvamus on ju. Nüüd tuleb välja, et juhi mida iganes. Ma ei oleks saanud üldse seal Põhja-Ameerikas elada, vaata Kanadas ilma autota elada, see oleks ju ikkagi nagu no can do. Et seal ainult kahjuks autoga sõidadki. Ei, mulle väga meeldib autoga sõita lihtsalt, kuna elades ikkagi Tallinna kuskil kesklinnas on ju, siis väga palju ei ole seda autot vaja, nii et, aga jaa, mu mees naerab, et mul võiks olla seal auto peal see laserg, relv, sest et ma arvan, et kõik on nii halvad sõitjad. Ma soovitaks ruuporit, et sa saaks nagu neid juhendada. Just, pööra paremale, parem pedaal on see gaas. Kas sina üldse sõidad autoga? Aga sama elustiil, et südalinnas elades pole aastaid seda liiga palju vaja, linnas elades kindlasti mitte, aga muidu jah. Ehk siis me olime ideaalses, Silja ideaalses päevas ja soe kliima ja nüüd siis, eks ju, sa oled küll elanud välismaal, kui ma mõtlen, mis riikides, siis ega need ju ka soojuse poolest silma ei paista, on ju, minu peas on Taani ja Kanada, mida ma kindlasti tean, aga nüüd sa oled Eestis olnud mõnda aega, eks ju. Ja meil, eks ju, on, nagu sa ütlesid, juulis on kindlasti midagi, nii hull ei ole ka, aga ikkagi hästi pikk on see külm ja pime aeg, et kuidas sa hakkama saad, ei ole õige küsimus, et kuidas sa elad siis ikkagi õnneliku ja rõõmsana siin Eestis, kus meil on teistsugune kliima kui siin unistuste päeva kliima? Ma tõusen hommikul üles ja siis ma hakkan endale rääkima. Mul on soe või? Mul on ka suvel villased sokid ja sall alati olemas. See on jah nii naljakas, et ma isegi kui ma olen kuskil väga-väga soojas riigis, mingi ütleme alla seal Troopikasaar Zanzibar on ju, mul on siis ka sall kaasas, küll mitte villane, siidisall on ju, aga ma armastan seda salli varianti, et mul oleks kaelal soe ja kui hüppeliigesed soojad on ehk jalad soojad on, siis on nagu kehal soe. Nii et selles mõttes on jah, siis endan endale sooja mingite selliste elementidega, et ma ärkan hommikul üles ja ma ütlen endale, praegu on mu valik, et ma olen siin, ma naudin seda ja ma leian selles päevas midagi head. Ehk siis ma otsin seda positiivset. Jah, mõni päev on vaja rohkem sisendada seda, kui on, ma ei tea, siin eestimaiselt ütleme novembrikuu keskpaik või lõpp ja ikka sajab ja ikka on pime on ju. Ent jah, ma olen endaga selles mõttes rahu teinud, kui ma praegu olen siin, siis ma valin selles midagi head, mis ei tähenda, et ma vahele virise. Ärkan üles mõtlen, miks seda päikest ei ole? Või siis kohtun kellegagi ütlen, jaa, täna on selline ilm. Aga siis saan siis ise sellest mõttes nagu aru, et siis okei, virisen natukene ja lähen edasi. Et täielik selline Sugestioon või? Ja ühesõnaga väga keeruline eestikeelne sõna. Sisendamine siis võib-olla. Sisendamine just. Aga see on jah huvitav lihtsalt kuulata, eks ju sind, kes sa oled ju ikkagi justkui kulgedki otsides seda positiivset ja naudingut ja oled jäänud püsima ja tõesti anna sulle võimalus avaportaal, et kus sa ideaalselt oled ja on nagu täiesti teine pilt, aga küllap siis unistus ju mingil hetkel sa ilmselt soovid seda realiseerida. Ja kui me nüüd paneme sinna nüüd nagu sellele, ma läksin päriselt sellisesse päeva nagu, et kus mul on vaba aga tegelikult mu unistuse päevas on kindlasti sees see, et ma olen kuskil soojas riigis, meil on oma väike kohvik ja seal on väga väike selline joogaruum, ma ei tea kui väike, aga jah, kus mu mees saab siis, kui tahab süüa teha või keegi teine teeb seal süüa ja siis seal üleval saab joogatada, kas ma ise annan tunni, käin ise seal tunnis, kas ma teen seal mingisuguseid retriite või, ma tean, see retriit eesti keeles ei ole üldse hea sõna enam, on ju, ent mingisuguseid selliseid puhkepause. Pikemaid puhkepause. Just hetki seda, kuidas nagu joogakeeli mulle meeldib öelda, et reaktsiooniaja pikendamist ehk neid pause. Et see tegelikult on seal selles ideaalses päevas kindlasti sees, et seal on selline tore koht. Väga tore, me jääme siis ootama, et kui sa sinna liigud, et meil on siis kuhu tulla. Aga inimesed on nii erinevad, mina olen väga rahul Eestis ja selle kliimaga mulle lihtsalt see sobib, et lihtsalt selline, ma arvan, et võib-olla kellelegi, kes kuulab ja mõtleb, et huvitaks, peaks ka nagu Silja olema, et soojale maale ei pea, eks ju, et me oleme nii erinevad. Ei, absoluutselt, ma arvan, et jällegi ongi see koht, et ma näen väga paljust inimesi ka, kes elavad siin ja kes ei ole mingil põhjusel rahul, kes tunnevad, et tahavad ära. Ma olin ise ka mitu aastat selline, et ma üldse ei tahtnud siin olla.
No ja kui sa mulle päris ausalt mu käest küsid, ega ma ju praegu ka ei taha, nagu et ma parema meelega oleks kuskil, nagu sa kuulsid, soojas kohas. Ent kui ma olen otsustanud praegu siin olla, siis ma olen sellega rahu teinud, ma olen praegu siin. Ja see on nagu see kõige olulisem asi. See on ka näiteks see, et kui ma olen parasjagu perioodis, kus mul on hästi palju tööd, siis ma olen endaga rahu teinud, et mul on praegu hästi palju tööd. Siis ma ei virise, et mul on praegu palju tööd. Eks? Siis ma annan endale selle deadline'i, et näe, ma ei tea, järgmised 5 kuud ma teen nii palju tööd, kui torust tuleb ja siis ma puhkan. Versus see, et nii kaua ma nüüd veel pean palju tööd tegema, on ju. Et nagu minu arust nii kehaga kui ka enda 2 kõrva vahelise alaga on hästi oluline need kokkulepped teha. Praegu ma olen siin, praegu ma naudin. Kõik ei pruugi meeldida, saaks teistmoodi, saaks paremini, aga praegu ma olen rahu teinud sellega ja ma naudin seda. Aga kas sa soovitad sellise konkreetse soovitusena tõesti seda endale öelda? Või sa räägid praegu üldisemalt, et kuule, ole nüüd nii kena ja võta endale omaks see mõtteviis? Või on see praktiline, täiesti ma arvan, see on täiesti praktiline. Ja minu puhul väga hästi töötas. Ja see on see hommikune, siis oma mingid mõtted, eks ju, mida sa endale kordad. Et ja nagu, kui sa näedki, et näiteks sul on mingi periood, kus sul on vaja midagi teha, millega sa võib-olla pead nagu ennast valmistama ette, siis teegi endaga kokkuleppe oma kehaga, ütle, tead, hea keha, aita mind palun. Mul on nüüd vaja need järgnevad, mis iganes, x kuud, x nädalat, nagu päriselt pingutada. Aita mind. Ja siis ma luban, et ma võtan selle, ma ei tea, nädala või kuu või mis iganes võtan endale selle aja maha. Saame nüüd koos sellega hakkama. Sest kui tegelikult selliseid kokkuleppeid ise endaga ei tee, teate küll, mis siis juhtub, on ju? Siis keha võtab ise selle aja, et puhata. Just. Ja eks ju ta paneb meid puhkama aina pikemalt ja aina suurema valu läbi, et see usun, et väga paljud on seda kogenud. Just, nii, et seetõttu väga oluline teha endaga sellised kokkulepped. Et siis sa nagu just kui paned vaata sellise laod nagu need, kes kutsub tšakrateks, kes kutsub energiateks, kes kutsub millekski muuks, nagu laod need kokkulepped letti, on ju, kirjutad ise endale lepingul alla, kõik osapooled, keha, meeled, kõht, süda, kõik asjad on nagu lepivad kokku, me nüüd teeme ja me lähme ja see päriselt töötab. Kuule Silja, me rääkisime su ideaalsest unistuste päevast. Kus on heaolu podcast? See on valmis. Muidugi see on valmis. Viimane episood on valmis selleks unistuste päevaks. Tead, see oli eelmine päev ja järgmine päev. Väga hästi vastatud. No mõtleme nüüd uuest, eks ju, kuidas me oleme liikunud, millest tänulikkus, siis mis on milles ma võidan või olen siis põhimõtteliselt rahul, et sellega ma tegutsen, olen hästi seda tegemas. Siis läbi selle tegelikult, millest ma unistan, olgem ausad, küsimus sellest, milline on minu ideaalne päev, paneb meid julgemalt ütlema, mida me tahame. Ja siis see 4, mis nagu tõmbab, kes mõtleb seda võib-olla ringina, et ringil on 4 joont, kes mõtleb ristkülikana, kuidas keegi. 4 on selline nagu kokkuvõte sellest kõigest, et mida sa ütled kõige lõpus. Inglise keeles siis, et what is said at the end? Kui sa paigutad kõige positiivsemas võtmes ennast sinna, kus on aeg öelda, et nii see oli. Ja kõiki julgustan seda tegema. Me ei pea olema selles kartlikud või mõtlema tappi, et see on ju seotud, eks ju, lahkumise või surmaga. Jah, on küll. Aga see paneb jälle selle mõtte sinna, et mis siis lõpus tahaks, et oleks öeldud. Ja just võib-olla ka see, et võib-olla ei peagi ise seda ütlema, et seda võid ka kaaluda, kas sa tahad ka praegu Silja rääkida, mida sina tahad öelda, või sa tahad, et öeldakse. See on hästi ilus küsimus. Ja mulle just meeldib see mõte, et me ju tegelikult kõik sünnime siia, see kõlab jälle võib-olla natuke morbiidselt, aga me sünnime siia maailma selleks, et surra ühel hetkel. 2 kindlat asja nagu öeldakse, on ju. Muu on kõik vahepeal üsnagi nagu nii, kuidas läheb. Just. Ja kahjuks meie võib-olla ühiskond vaatabki seda nagu seda surma kui sellist, on ju, hästi negatiivselt. Ent tegelikult minu arust selleks, et midagi uut saaks sündida, peab alati miski asi eest ära minema. Olgu see siis näiteks, kui me vahetame töökohta. Selleks, et saaks uude töökohta minna, on vaja eelmisega suhe lõpetada. Selleks, et uus suhe saaks alata, on vaja eelmine lõpetada. Olgu see siis veel, et hinges kanname või mõttes kanname seda suhet, on ju, et ka seal on see vaja ära lõpetada. Ja tegelikult minu jaoks on nagu selline see ringi täis saamine üks hästi-hästi ilus hetk ja oskus sellest
vaadata seda ringi kui tervikut ja teda ka kõrvalt vaadata ja teda tänada, on nagu minu jaoks hästi selline südant soojendav, hea tunne. Ja võib-olla siis, kui alustadagi sellest, et mida mina tahaks seal lõpus öeldes, ma tahaks võib-olla aitäh öelda. Sest et on igasuguseid kogemusi olnud. Ja ma loodan, et ma mäletan neid imelisi. Kindlasti tuleb võib-olla meelde ka mõni selline väljakutsuv koht, ent kui ilus on siis vaadata tagasi, ka näiteks praeguses hetkes vaadata tagasi, ka sellest ma tulin läbi. This too shall pass, on ju, et ka sellest on nagu läbi tuldud ja siin ma olen. Ja ma loodan, et kui sa nii ilusti küsisid, et mida teised võib-olla ütlevad, siis ma loodan, et äkki nemad ütlevad ka aitäh. Külma värinad. Ma olen hästi noorest saadik, ma arvan, ma ei tea, võib-olla isegi juba gümnaasiumist saadik, ma ei mäleta täpselt, aga hästi-hästi noorest saadik, no 20 kindlasti, alati öelnud, et ma loodan, et kui on minul hetk lahkuda, siis inimesed, kes mind on teadnud ja tundnud, tulevad kokku, igalühel on selles vähemalt midagi roosat, juba siis, ja nad tantsivad ja nad naudivad elu ja nad ka tähistavad minu elu. Sest et ma arvan, et iga elu on tähistamist väärt. Ükskõik kui lühike, ükskõik kui pikk, ükskõik kui jutumärkides suuri asju me seal ära tegime. See, et me oleme elanud, see on tähistamist väärt. Ja kui me suudame elada juba niimoodi, et me tähistame seda, et me elame. Mulle meeldib ikka öelda, et elu on rõõmu väärt, on ju. Siis ma arvan, see ongi üks hästi elatud elu. Et me tähistame seda, et meil on see elu. Et me täname. Nii neid, kes meie teel on olnud, kui kelledel me ise oleme olnud. Me täname iseennast, et me oleme astunud nendesse kogemustesse, neid vastu võtnud. Vahel pole võidelnud, on ju, ent siiski nendest läbi tulnud. Ja tõepoolest kõik saab läbi ühel hetkel. Kole ilm saab läbi, päev saab läbi. Hetk on järgmine hetk. Et ma arvan, et see tähistamine, rõõmu tundmine ja see aitäh. Imeilus. Me oleme ringi peale teinud sellele lubatud 4 teemale, mida mina julgen hästi soovitada, et kõik võiksid enda jaoks mõelda. Ja me tegelikult üks hetk Silja sinuga seda arutasime ja leidsimegi, et tänulikkus võiks olla miski, mida me teeme tõesti iga päev. Siis see, et where I'm winning, kus mul läheb hästi, võiks olla kuus näiteks, kui sa mõtled, kus sa oled, eks ole, 1 kord kuus siis, eks. Siis ideaalsest päevast võiks mõelda võib-olla kord pool aastas või kvartalis, eks ju, et sa mõtled nagu, kuidas sa tahaksid päriselt elada. Ja siis selline väga filosoofiline küsimus, et mis saab öeldud lõpus on ju aastaunistuste paika panemine. Aga kasuta tõesti nii tihti kui soovid, eks ju, nii kuidas sobib, et sellised raamid on, jah, meie vist mõlemad sinuga tegime neid ringikujulisi liigutusi, aga inimesed mõtlevad ka kujunditena erinevalt, et saate siis vastavalt sellele kasutada. Võite ka 3 nurga, 4 nurga teha, kui tahate. Jah, absoluutselt. Aga Silja, see on sinu 200 heaolu podcasti episood, mida me siin oleme kokku tõmbamas. Alustasime numbrimaagiast, lõpetaks ka. Ja ma küsiksin niimoodi, et tegelikult ei ole see üldse kuskil kohustusena kirjas, et peaks olema veel 200 episoodi. Aga võib-olla need episoodid on, eks ju, ja võib-olla nad ka muutuvad või muutuvad fookused või mis iganes. Aga kui me jõuame siit nüüd edasi veel 200 episoodi, jätame see 400 numbrina kõrvale, vaid järgmised 200. Küsin siis lõpetuseks selle, et what is said then? Kui sa nüüd keskendud oma podcasti sarjale, et mis võiks olla selle järgmise 200 episoodi selline hetk, kus sa vaatad ja mõtled, et nüüd on 2 korda 200 tehtud ja tahaks öelda seda. Vau. Ma arvan, et siis on vau, sest et see on pikk pühendus. Pühendus ja pühendumine. Pühendus iseendale, sellele heaolule, sellele
elurõõmule ja pühendumine millelegi, mis tegelikult on ju täiesti, see on selline hobiprojekt, eks ju. Tegelikult selles mõttes hobiprojekt, et see on, mina ikka ütlen, see on nagu selle karmapunktide loomine, eks ju. Et nagu ma ka siin vahepeal mainisin, kui keegi tuleb, ütleb, et tal oli sellest kasu või et kui keegi tunneb, et ta saab sellest toetust, siis ma arvan, et see on nagu nii suur väärtus. Et noh, kui me võtame kas või nii, et 200 osa juures, ütleme, igast osast on keegi üks inimene midagi saanud. On ju? Et kui sa võtad 200 inimest ja kui need 200 inimest on läinud oma ellu ja ühel päeval võib-olla nad on kellelegi teisele midagi head öelnud, et kui suur efekt võib see tegelikult olla. Ja kui nad on juba 400 inimest, siis ma arvan, et selleks hetkeks on maailm täiesti teises kohas. Püüdsin oma peas siin nagu head nalja teha, mõtlesin, et aga võib-olla siis on see olukord nii rahvusvaheline, et seal lõpus saaks öelda ja siis oli ikka vau, sest see ongi lihtsalt vau, eks ju. No, aga see oleks veriti tore. Ja, ingliskeelse aktsendiga. Ja, wow. Wow, exactly. Aga Silja, kuule, suur aitäh sulle, et sa usaldasid sellise hetke oma elust minule. Meeleliigutus tekib sellest. Oli suur au. Vau. Wow. Aitäh. Aitäh sulle, Annika, sest et see on nii äge, kuidas see tuli meil, on ju. Et mina mõtlesin ja sina ütlesid ja siin me istume. Ja võib-olla täpsustame, et mina pakkusingi Siljale proaktiivselt, et kuule, et ma võiks hoopis ju sinu sarjas sind küsitleda. Silja ütles, noh, ma olen oodanud seda lahendust sellele 200. episoodile, nii et ei ole juhuseid. Ei ole juhuseid. Mul on ülimalt hea meel tõesti, Annika, et me selle ära tegime, sest et see on, ma olin nii hoitud, mul oli nii hea tunne siin olla, nii põnev avastada teistmoodi ja mine tea, mitukümmend aastat me veel midagi ägedat koos teeme. Vau. Vau. Ma loodan, et teil on ka vau. Kõik, kes te meid kuulasite ja vaatasite. Aitäh. Ma ei tea, mitu episoodi veel, ent siit me lähme edasi. Järgmise korrani. Aitäh. Ciao.